tähendab, millega seostuvad kõik tegevused ja mis siis toetaks meie tervist. Küll me rääkisime ravintaimedest, küll me matkasime, küll me rääkisime puudest ja nende väest ja vaimust ja eelmisel aastal oli meil vee teema, aga täna on meil siis keskne sõna liikumine ja lisaks sellele siis kaunid mälestused kunagisest noorusajast, kooliajast ja üldse maaelust. Kuna siin lähedal on Lepistu kool ja mitmed suvepäevalised on seotud selle kooliga, nende kooli tegemistega, mälestustega, siis on see tore osa ka meie tänases suvepäevas. Kui me räägime üldse inimese tervisest, siis me peame 3 väga tähtsast sõnast lähtuma. See on tervislik toitumine, see on positiivne mõtlemine ja see on liikumine. Ja see liikumine ongi siis meie tänane päeva nii-öelda sõna, millega kõik seostub ja mida siis me peame oma tegemistes arvestama täna. Nii et võimalikult palju kaasa teha kõige selles, mida me täna püüame pakkuda. Ja näete, see ilm on nii, nagu ta täna siis on. Me peame ootamatuteks vihmasabinateks valmis olema, aga me oleme sellega arvestanud ja me teeme ikka kõik ära nii palju, kui vähegi võimalik on. Ja üldse suvepäevade mõte tuli meile Erelt kunagi ja suvepäevad nii-öelda pani suvepäevadele hoo sisse ja on ka meie patrooniks tänane linnapea Anti Allas. Ja nüüd annangi sõna tervituseks temale. Ja tegelikult on mul üks väga oluline põhjus ka siin olemiseks veel ja see on see, et see koht on mulle väga oluline, sellepärast et minu koolitee algas sellest samast väikesest armsast Lepistu koolist ja mul on väga hea meel ka, et Ainu Kööts, mu armas õpetaja, on täna siin. Et mul on ka väike ülesanne õhtupoole, mis seotud siis selle kooli mälestustega ja selle koha mälestustega. Aga igal juhul soovin teile hästi ilusat päeva. Ma olen siin, kui on mingisuguseid mõtteid, ettepanekuid Võru linna kohta, siis ma ei taha küll teie töö või seda nagu puhkepäeva ja pidupäeva ära rikkuda, aga kui mingid häid mõtteid on, siis alati võib minuga rääkida. Ma olen olemas terve päeva ja soovin teile tõeliselt head ja meeldivat päeva. Kõike head. Ja nüüd annaksin sõna siis selle talu peremehele Tiidule, kes siis õige lühidalt ütleb mõne sõna oma selle talu kohta ja eks hiljem saate kõik siin ringi liikudes siis vaadata oma silmaga, mis siin on ja saate küsida veel, mis huvitab. Tere, kallid sõbrad! Mul on nii hea meel, et nii palju inimesi on siia tulnud üle hulga aja. See on nüüd läinud mööda 16 aastat, kui oli tütre pulmat. Siis olid selle koha peal, kus teie olete, olid kõrged nõgesed. Selle koha peal, kus saun on, seal oli sama kõrge prügimägi. Ja siis, kui me läheme sinna Rehe alla, Rehepäppi baari, kus on söök ja suusamuusum, siis sinna mina uksest sisse ei pääse. See oli siis 16 aastat tagasi, kui ma hakkasin siin toimetama, aga enne seda veel 21 aastat tagasi saime siia. Esimest korda ma tulin siia, kus mul oli ema talu. Võrumaal ma olen palju olnud, kuna isa talu oli teisel pool Võru Pindis. Teine vanaisa oli seal ja siis mind väiksena pindi auto peale viidi sinna. Seal oli rohkem Pindi, Kääpa, Leevi, Puuslepa, need olid kohad, kus ma väiksest peast olin. Aga isa oli suur kopajuht, kes süvendas seda Musta jõge.
ja siis, kui see kopamees, siis üks külatüdruk käis vaatamas, mis toimub ja siis nii saigi, et isa ja ema kohtusid. Aga siis sõja ajal tõsteti välja siit ema tõsteti heina saadu ja siis siin oli staap siin majas. Ja siin oli see Mustjõgi, et kõige suurt see niisugune vöönd, kus oli ühel pool olid siis venelased, teisel pool sakslased. Niimoodi, see on nii palju ja siis, mis meil siin on siis täna? Natuks aja pärast räägib meile Rene Meimer Kepikõnnist. Ta on mul vana tuttav, üle 50 aasta me oleme koos teinud, tegime sporti. Algul me tulime tavaliselt Kurgjärve laagrisse jala Tallinnast see jala. Nii et ma täna ütlesin, et sellepärast said sa nii täpselt siia, et me tulime jala, meil on tee selge. Ja ma rohkem nagu plaanist, aga nii palju ma tahaks ütelda teile, et kui te siin liigute, et kui vihma hakkab sadama, siis lähme sinna rehe alla, seal saab istuda ja olla. Kui väga palav on, siis saab saunas jahutada ja kui väga palav, siis on kõige parem jahutuskoht on rehepapibaaris. Seal on kogu ühtlane temperatuur aastaringselt. Nii et tundke ennast mõnusalt ja ma annan sõna Astridile. Elukaaslane on meil siis hea toiduvalmistaja, kes pakub meile maitsvaid toite täna. Nii, ja nüüd me siis tahamegi hästi kiiresti tutvustada neid, kes siis on meil tänase päeva nagu vedajad. No üks kõige tähtsam, Anti jäi ilma märgist. Palun, Anti, tule otsima märgikene ära ja pane. See on küll naise ilusa pildiga, aga noh. Võdaku võtta ärgi. Kodumineku aus võtta ärgi. Registreerija protokolli oli meil Aime. Aime tule ka märgile järgi. Siis meie külalisesineja Rene Meimer saab ka märgi rinda. Ja. Nii. Liikumisharrastuslikud tegevused, nendega tegelevad meil siis Väino Marjak, Ruti ja Vello Loid. Operaator Krõps peaks meil olema Kalle Nurk, aga Kallet vist ei ole veel. Fotograaf Janno Kuus saab märgi. Meditsiinilist abi osutab meil nii nagu eelnevatel aastatelgi Veevi Hõrak. Ja nüüd abivajajaid ei ole olnud, nii et loodame, et pole ka sellel aastal. Nii, Kapell Vimp ja Paula. Teised, no ei ole poissi, ma kurat ei tulnud selle peale, et poissi ka teha. Tegin tüdrukud. Aga järgmine aastal on juba targem. Siis võimlemisringi juhendaja Kaja Kukk. Seeniortantsu juhendab Jelena Nurk. Nii, minu nimekiri sai otsa. Okei, lisandub veel, kui tegevused tulevad. Ja nüüd on minu plaani järgi siis nii, et ma räägin teile natuke tänasest päevakavast ja siis tuleb kohe võimlemisring. Et kõigepealt kell 10, 2 minuti pärast peaks olema meil loeng, tervislik liikumine ja kell 11 tuleb siis Kepikõnd Lepistu koolimaja juurde ja tagasi ja Allev Magusameister ökotootmisega tutvumine on seal koolimajas. Siis 12.30 on, nagu te näete, on siin Marumägi püsti ja selle peal tulevad siis laste suusahüpete demonstratsioon esinemised. Kell 13.00 antakse meile lõunat.
13.30 liikumisharrastuslikud tegevused, neid on siin hästi palju, mölki, potšia, palgil kõndimine, noolevise, jooks, rõnga veeretamisega, sulgpalli täpsuslöök, korvpalli visked, paarismäng õhupalliga ja ma ei tea, võib-olla veel midagi. Mis asi? Paula! See jääb täna ära. 15.30 kohapärimuslik jutuvestmine endiste Lepistu kooli töötajate ja õpilaste eestvõtmisel. 16.30 peaks siin sama platsi peal tulema siis Põlva harrastusteatri etendus Perendus. 17.30 Simman ja sa tahad mulle veel ütelda siin. Nii Simman kohvi ja pannkoogiga ja teile esineb ka tantsurühm Koidu Kiir. 18.45 peaks siis olema suvepäeva lõpetamine. 19.00 antakse veel õhtusööki ja 19.30 peaks asuma siit siis bussid teele Võru poole. Tahan veel lisada seda, et selline on päevaplaan, et võtate osa täpselt nii palju, kui suudate ja nii palju, kui soovite. Ja kui meil ei ole kohe sellist sõnalist osa, siis meelelahutuslik osa kapell Vimpi näol on kogu aeg meil saatjaks. Nii et võtame asja hästi rahulikult, et me tunneksime tõesti siis rõõmu ja naudingut sellest tänasest päevast. Ja nüüd sellest Lepistu kooli minekust, et kes ei suuda sinna minna, ei pea minema. Lähevad need, kes ikkagi väegi saavad ja tõesti seal on väga huvitav. Ühelt poolt siis see koolimaja, see endine koolimaja, sest sellised koolimajad on ka teistel praegusel ajal olemas. Selliselt, et nad ei tööta enam ja kuidagi on ajaloo hõngu jäänud. Et võtke siis... Polved varbad, päev, olkapää, peppu, polved varbad, silmät, korvat ja vatsa taputa, päev, olkapää, peppu, polvet varpaat. Polvet varpaat. Päev, olkapää, peppu, polvet varpaat. Polvet varpaat. Päev, olkapää, peppu, polvet varpaat. Polvet varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputa. Päev, olkapää, peppu, polvet varpaat. Polvet varpaat. Päev, olkapää, peppu, polvet varpaat. Paluti jah tulla täna siia, et teile kepikõnnist rääkida, aga ma räägin laiemalt, räägin üldse liikumisest. No, Tiit juba rääkis natuke ajaloost. Ma räägin ise ka veel, kui ta ei pahanda. Ma olin 32 aastat Tallinna Ülikoolis lektor, nii et ma võiks teile loengut pidada päris pikalt, aga nüüd olen ise ka pensionär ametlikult. Aga käin üle Eesti kepikõndi õpetamas. Ja natuke taustast jah, et olen Tiiduga mõlemad Tallinnas sündinud Nõmmel. Mina elan nüüd Lahemaal, ma tulin otse sealt praegu 255 kilomeetrit. Tundi anda. Aga mul on ka seal juba ilus loodus ja ka vana maja, nagu Tiidul ostsin ära. See selleks. Aga tahan lühidalt öelda, et ei pea sporti tegema. On ju nii, meil Eestis liiga palju rõhutatakse, tehke sporti, mingi jooksma, tehke tervise sporti. Noh, ma nüüd olen selleni jõudnud, ma enam sporti ei tee. Aga võin taustast rääkida, et kuna Nõmmel sündinud, teate, seal on ka ilusad mäed ja lund oli palju ja hüppemägi on ja
ja Tiiduga ju harrastasime kahevõistlust kunagi. Ka mina olen hüpanud noorest peast. Tegime tõsimeeli sporti, olime siin Tiidu koondises juba mõlemad peaaegu. Siis sai väiksed vigastused tehtud, vahepeal ei teinud midagi, aga tundsin liikuda tahaks. Hakkasin oma lõpuks maratoni jooksma. Olen joostnud üle 50 maratoni, tulnud Eesti meistriks. Parim aeg on 2.27. Kellel see aeg midagi ütleb. Ja see, mis Tiit ütles, et me oleme siit jala tulnud Kurgjärve laagrisse, sellest ma hakkasin nüüd rehkendama, see on täpselt 48 aastat tagasi. Tulime 4 päevaga Tallinnast jala Kurgjärvele ja sealt käisime 1 päeva veel Lätist limonaadi ostmas, et on hea näidata, et me oleme läbi Eesti käinud. See oli sport. Siis jah, et sai maratoni siin mitu aastat joostud, aga see tundus ka igavana, et tundsin võhma on, tahaks midagi teha, sest oli siuke põnev ala nagu triatlon. Et korraldasin ise Otepääl esimese ametliku võistluse Pühajärvel ja elu tipp, ütleme spordis oli Hawaii Ironman, mille olen läbi teinud, kui keegi tea, mis see on. 3,8 kilti ujumist ookeanis, 180 kilti rattasõitu ja maratoni jooks. Ja väljas oli 37 kraadi sooja. Aga see oli super, see on eraldi loengu teema. Aga teate, ühel hetkel tundsin, et nüüd aitab, et sporti enam ei taha teha, aga liikuda tahaks. Kuna ma korraldan ka sellist sportlikku turismi, muide mul on üks Soome rühm praegu Hiiumaal, homme tuleb järgmine, lähen rattamatkale soomlastega. Aga liikuda tuli ja vahest ikka sörkisin, rattasõit ja nii edasi. Aga ma ütlen, kui ma lähen nüüd jutuga see kepikõnni juurde. Mäletate, kui see ala tuli Eestisse? Ma tean täpselt, see oli aastat 1997, kui soomlased olid need, kes ütlesid, et tavainimestele hakake kõndima keppidega. Jaa, ütle. Kui jutt tuli soomlastest, siis ma räägin selle tegeliku loo, kuidas see juhtus. Aastal 1989 oli ühtne seminar, Eesti-Soome suusaseminar, täiendusõpe. Ja meie võtsime kaasa suusakepid. Ja näitasime, kuidas me treenime. Ja tagajärjeks oli see, et 2 aasta pärast hakati meile müüma kepikõndi. Nii et nii palju kepikõnnist. Vahe oli selles, et vanasti suusatajad tegid nagu sportlikul eesmärgil keppidega, märkab hüppamist ja nii edasi, aga soomlased ütlesid, et tavainimestel hakake keppidega kõndima. Ja nad tegid esimesed spetsiaalsed kepid. Aga ma ütlen, mina naersin neid, nagu me kõik. Läksime kevadtalvel Soome suusatama, meeter lund, päike paistab. Tädiksed panid nüüd asfalti keppidega, see oli ikka nii koomiline. Mäletan, Nõmme metsas ma käisin jooksmas. Üks tuli keppidega vastu, läks puu taha peitu, häbenes seda. Vaat nii. Aga jällegi hea on rääkida sellist asjast enda kogemuse põhjal. Et miks ma rääkisin, ma olen sporti teinud eluaeg, enam ma ei tee. Põhjus oli see, et 12 aastat tagasi elasin läbi väga raske avarii, ise ei olnud süüdi, istusin autos, see juhtus Lätis. Juht ja kõrvalistused kohe surma, mind hoiti 6 aega koomas, öeldi, kui ellu jääb, siis jääb. Aga süda oli tugev, tulin välja, aga pidin 5,5 kuud lamama, mis inimesega juhtub. Lihased atrofeerusid, ma ei suutnud istuda, seista, rääkimata käimisest. Ja siis tundsin, midagi peab teha, mul tahtejõud oli hea ja mul üks Soome sõber tõi need kepid kummi otstega, ma hakkasin keppidega vaikselt komberdama, algul käia ei saanud. Ja ma võin öelda, umbes 3 kuuga sain juba päris hästi liikuma metsas. Ja poole aasta pärast tundsin see kepikõndja juba lahjaks, et tahtsin veel rohkem, siis hakkasin mägedes käima kõndimas. Ja kuna ma õpetajana töötasin, asi hakkas meeldima, ise harrastasin, õppisin ka teisi õpetama, käisin läbi rahvusvahelise koolituse, olen INVA ehk Rahvusvahelise Kepikõnni Liidu instruktor, võin teid õpetada inglise, soome, vene keeles. Ja et näete, nüüd käin üle Eesti õpetamas ja ma ütlen täna ka, ma tulin siia, tähendab, meil on see üks projekt, et mul makstakse isegi sõit välja. Eesti Kepikõnni Liidul on selline projekt nagu Kepikõnni Ekspress. Et mitte nagu vanasti oli, et korraldati kas Tallinnas või Tartus või Võrus mingi kursus. Mida mina pean kõige tähtsamaks on see, et õige tehnikaga kõndides te õpite ka ennast lõdvestama. Need liikumisvormid, mida
soovitatakse inimestel nüüd tervise parandamiseks. Need on kõik tsüklilised liigutused, käik, jooks, ujumine, rattasõit, eks ole. Sama tsüklit teete kogu aeg. Ja vaat, ühes tsüklis on 2 faasi, on pingutus ja lõdvestus. Pingutus ja lõdvestus, ehk töö ja puhkus, töö ja puhkus. Kui te hoiate nii, teil puhkust ei ole ju, on kogu aeg pinge. Aga näete, õige tehnika oleks, käsi hakkab siit puusa kõrguselt tõukama ja lõpetab tõuke siin all, näete, ma lasen peaaegu käe lahti. Vot see on lõdvestus, kui lihas sirutud. Pingutus on siin, lõdvestus. Pingutus, see ei ole suusatamine. Suusakepid on, näete, nii pikad ja suusatamisel kasutatakse keharaskusega, minnakse algul peale, siis käsi tõukab. Aga siin te keharaskust ei kasuta, käe jõud on siit ja näete, lasete lõdvaks. Mina liigun nii pika sammuga ja kõnnin nii kiirelt, ma lükkan käe ja kepi taha ühele sirgele, lõdvestan veel paremini. Ütleme, niisugune sportlikum kõnn teeb nii pika sammuga. Aga tavainimesel piisab, kui näete käe siia, lasete alla ja lõdvaks. Keha proportsioon on palju Ole aktiivselt, oodake rahulikult. sinine ja punane on lähemal. Sinine. 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 Ära kõvasti viska, sa võtad hoogu juba rõnga seest. Ei pea võtma või? Ei, see on kõva jälle. See on kõva. Võta uus rõnga, see. Proovi. Ja proovi liigesest lasta.
treenimist. Asi tahab harjutamist. Oot, kas sa Alma ei lase kätte? Niimoodi lased. Kõva. On kõik korraga. No ja siis on kindel. Võist läbi minna. 1, 2, 3, 4. Ossa, kui on 12 lastega. 4. 2, 3, 4. Pane täpselt. Ja saad nii palju kui punkte seal peale. Tule numbri järgi. No täpselt. Just seal. 0. Ta on miks parem. Ei ikka. Nii ta maa. Mis sa muu? See saad mõnegi maha. Jumal issand. No näed, 4 punkti, saad pässid ära. Helju on 5, 9 punkti on Helju. No. Ei saa nüüd. Selle hetke soojust endas hoiame. Armastan sind rohkem veel kui enne. Mida küll su juures kalliks peab. Abistavad teised minu õnne. Ma sõpruga restama pean. Nagu juurde kõik ja leesid jätkub. Alati sind keegi ootab ees. Ütlen allis sellele ja millega. Oma tuttavad mees. Kas lähevad päevad aastad koos. Sest et mureva eluksel taud. Ma sulle silma vannan või ikka ja käed. Kõik läheb hästi kallis, küllap jälle näed. Päevad ühtemoodi head ei olla või. Mõni mure vahel aidata meid või. Sa veel mäletad, kui Kristus ise teeb. Me selle hetke soojust endas hoiame. Marumägi ja Marud poisid. No meil olid siin väiksed marusad poisid küll. Teeme neile kõigile üks kõva aplaus. Siin on meil, kes meil on külas täna? Šokolaadipoiss, käsi püsti. Siis on filmimees Kalle pojalapsed ja lapselapsed. Käed püsti. No ja kes veel on? Käsi püsti. Henri ka, käsi püsti. Tublid poisid.
näitasite, kuidas see asi käib. Siis oli meil, oot, keegi sõitis veel alla. Kus on õpetaja? Käsi püsti. Kadu. Jaa. Ja Anti sõitis ka alla tublini. Näitasid ette, et ega siin varsti ongi, et kui Võru linnapea juba, siis ma arvan, et äkki Võru linnapea toetab ja vanasti oli äge koht, oli Antsumägi. Antsumägi oli tõeliselt hüva koht, see mäerekord on seni minu nimele. 57,5 meetrit sai seal hüpata. See oli väga kõva vastutuulega koht. Ees osta aina midagi. Kui vasti pidin roolima, Liiverpooli kõrgel merekohal kõltuma. Kui sain kalda küll tormisin küll tuulima, ikka mõtlesin mu oma armas Julia. Linna sain, siis lasksin ma sinu nime oma käele tätoveerida. Sulle armastuse kirju saatsin hulgana. Sinu terviseks lõin klaase kokku poistega. Sa loodusetu, mida mulle tegid sa. On raske sellest mõelda, kui ka rääkida. Minu kuju oma südames sa kiskusid. Kõik mu kirjad ahju põlevad sa viskasid. Sina silmi tegid ühele ja teisele, aga kolmandale kinkisid sa suuduse. Ühel tantsuõhtul teisele sul oli viru, ikka edevalt kõlas sinu naer ja ju. Viimaks võrku võtsid peiu päris tõsiva, ma aga luba endad lõpuks siiski küsida. Sa kostad, kui tal pähe lasen kuulima, sina parelik ja truudusetu Julia. Minu moodi meremehe armastus, see ei ole mitte tühi kuule keerutus, vaid see tunne mehe meeltes möllab maaruna. Mina viimaks ainult haudid panna vaikima. Pead minu moodi meremehe armastus, see ei ole mitte tühi tuule keerutus, vaid see tunne mehe meeltes möllab maaruna.
midagi tahaks ainult kaugelt panna vaikima. seal on küll vaikija. Στον κήπο σου χορτάρι να γυρίσεις πιο κεντρώσια. Ήρθα πριν αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστάσια.
δεν σε θύμισα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς θα σε ξεχάσω, πες μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε θύμισα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς θα σε ξεχάσω, πες μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Soojad läänetuuled sinu naervatuna huule, ei juhtuna üksnes armastab. Roosid tuli punased, nendest käis kõik ainult tasased. Haulimalt on neist ka sulle see muutus lasuks sulle. Sulle roosid tuli punased, kaugel on sul väike mõte. Soblasetest on üles lendab suhtselt kandes, ilma paarega haisminte. Roosid tuli punased, nendest päris kõik läinud tasased. Haulimalt on neist ma sulle suunis lasuks sulle mõte, sulle roosid tuli punased. Roosid tuli punased, nendest päris kõik läinud tasased. Haulimalt on neist ma sulle suunis lasuks sulle mõte, sulle roosid tuli punased.
on seal selle mängu. Nii, noh, teie ka, eks ju. 19, 8, 19 ja 8, 27 ja 7 juurde on 34, on 40 ja 43. Uus tšempion, mis sul nimi on? Ainult proovitava või enam mingit proovitava. Ta ei ole elu. Ärkab natuke, ei. Kõrgele. Kaldusi. No kaldusi, ta viskali kõvasti. Võta putru vähemalt. Ta armastab kokku. Võita. No, sinine. Sinine. Ma pead ikka valgele liiga peale. Ja, ikka minule. Ei, punane. Ja nii kaua viskad, kellel kõige ligemale kuulides osapunkti. Nagu sinine valgus. Kaks sinist. 3 sinist. 4 sinist sai. Teege 3 liikmelist võistkonda, saab mängida. Aga viskad sina veel. No näed! Milline teerada, eks ju? Võta rahulikult. Rikko, jäta see meele, osavõtt on tähtis. Ei, ta on see lähemal. Tule. Vaja on nagu lähemal. Hoopis Kõik ring läbi on. Poiss oli see või? Ei olnud. See on Kaja. See oli poiss. See on poiss, teine. Kaja oli esimene. Aga see on üks hästi kummaline ja põnev koht, et te kujutate ette, et siin on veel 2008. aastal oli siin palju lapsi. 25 last. Kui mina käisin koolis, siis aastatel 85 kuni 91 oli kuskil 100 kanti. Et seal 90ndate alguses vist oligi kool kõige suurem. Suurusjärk palju, 100. Ja koht on ju tegelikult suhteliselt väike koht. Ehk see koht on ju rajatud tegelikult talumeeste enda poolt. Kool on täna juba kuskil 130 aastat vana, on umbes. Ja põhimõtteliselt, siin me oleme juba täna mitu korda jutust seda läbi lastud, aga enne kui ikka jutu juurde minna, ma teen siis väikse tutvustusringi. Hakkame sealtpoolt. Kalle Nurk. Kallet te kindlasti kõik teate kõige rohkem vist rahvatantsijana. Olete näinud igal pool esinemas. Väga kindlasti selle koha sool. Loomulikult selles koolis käinud. Ja nüüd on ka välja antud Kalle poolt koos, kellega see raamat? Peeter Lastinguga siis väga mahukas kogumik siis selle kooli ajaloosas. Ja siis edasi minu hea õpetaja Ainu Kööts, kes siis olid alguses algklasside õpetaja. Siis oli perekeeleõpetaja ja õppealajuhataja ja siis viimane koolidirektor, kellel tuli siis see päris õudne toiming teha, et siis kool kinni panna. Jah, et uks viimane kord kinni keelata. Minu paremal käel on minu õde, kellel õnnestus see kool lõpetada erinevalt minust, minul tuli ennem Rõugesse ära minna. Aga siis võib-olla annakski kõigepealt Ainule sõna, et sina oled nagu ikkagi selle kooliga nii otseselt 40 aastat seotud olnud, et see on ikka nii meeletu pikk aeg ja
ja see energia, mis sinust läbi selle kooliga on käinud, see on nagu, aga igal juhul on see väga hästi säilinud. Ja 2008 sai see koolikene otsa ja 2. juuli 2008 oligi siis see niisugune kõige nukram hetk, kui ma keerasin koolimaja ukse viimast korda kinni ja andsin abivallavanemale võtmed ja aastat nukralt. Ja siis Kristjan Priili ostis seda ära, aga kuna ta on väga hõivatud inimene igatepidi, siis tal ei olnud nagu aega sellega tegeleda. Õnneks oli tal siis tuttav perekond, kellega ma täna tuttavaks sain, Aivo ja Merike ja nemad siis tulid ja noh, nägid, mis siin tehtud on ja kuidas on. Et muidugi nemad hindavad seda vana, nad on kõik need profid ja vanad värvid kõik nüüd maha tõmmanud, mis seal enne oli. Aga no kena ja armas on ta ikkagi sama aja, nii et selles suhtes on ta. Ja lastekooli meil jah, et 132 oli nagu kõige suurem see number ja lõpuks oli siis 25 ja viimased moid kaandlasti lõpetab. Ikka põhikool. Põhikool, jah, kogu aeg on olnud. Ja nii nagu ikka üks maakool ja selline, kõik teadsid kõiki, tundsid kõiki, kõik oli kuidagi nagu hubane, sõbralik, kodune. Kui ma mõtlen nüüd jõulupidusid ja kõigi neid asju, see oli nagu ühe suure pere üks selline pidu, et selles suhtes suured koolid, nad on väga head ja seal tuleb väga head niisugust materjali igale poole, küll teaduse maailma, kus iganes. Aga sellist kodulähedust ja seda maalähedust ja nüüd armsad olemist, noh, suures koolis ei leia. Igal ühel nagu oma kohakene ja oma asi ja kõik. Et noh, sellest kõigest oli kahju, aga kuna ajad muutuvad, siis ongi. Ja tänu sellele, et mõned töökohad kadusid ära, siis pidigi Anti ära minema, muidu isa tõi hommikul kooli ja pärast korjas ära, aga kuna enam ei olnud sullaga hoidski seda asja, siis oligi ja need lapsed hakkasidki kukkuma, et pidigi ära minema, kuna tööd ei olnud ja nii nad hakkasid ja noh, suur asi oli ka see, et hakkasid need jutud ikka, no kool läheb kinni, no sel aastal ei lähe, järgmine aasta ei lähe ja see tekitas lastevanemates ka sellist kahtlust ja kuidagi, et noh, kui kaua siis ikkagi ja ma panen siis juba oma lapse või selle, et ma ei pea teda enam mitu korda kuskile eraldi tõstma ja olema. Aga noh, olid ilusad ajad, nagu ma ütlesin, et ma olen nõus siin majas, ükskõik põrandal, kuskil nurgas magama, ainult enne see juurde pärast. Kooli abikokaks ja siis juba terve pere sõitis, nii et hommikul istusime villise peale, eriti mul on talve hommikud meeles, toppisime need mulgud kinni, niimoodi igalt poolt, igal ühel oli oma ülesanne, kes ruttu pidi nüüd mis mulgu kinni toppima ja siis hakkasime siia poole sõitma, alguses Sännast, pärast Rõugest. Ja mingit turvavööst ei olnud juttugi, ainuke oli see, et hoidsid, et hammastega vastu toru ei lendaks sinna, et oli too kõige suurem turvavöö. Ja siis, ja olid ka need päevad, kui, noh, vaadake tegelikult nagu öeldakse, et elu on kehvemaks läinud, aga ma ikka väga julgen ütelda, et elu on ikka väga kõvasti paremaks läinud. Nüüd on ette-taha tehakse kõik ära, kuidas vallad lükkavad teed, kuidas bussiga veetakse lapsi, mida tookord ju nii palju ei olnud, et siin oli muidugi kolhoos, kes oli ääretult tubli ja noh, tegelikult ju jah, Päimelasse veeti ja tehti ka väga palju asju, aga inimestel oli enda vastutust ka päris palju. Et mina, olid ka need päevad, kui ma hakkasin Rõugest pihta, hommikul Rõugest Sännamäe otsa, seal oli üks 15 minutit ootamist teist bussi, siis Luhametsa kaudu kollati sinna Soorus jällegi, ootamine, oodati teist bussi üle Pulsti, Litsmetsas jõua. Litsmetsas tullbuss, Litsmetsa bussi tuli uutta. Ja siis siit seda teed mööda lõpuks 8:30 maandusime siia kooli ette ja siis hakkasid tunnid pihta. Ja ei olnud väsinud, jumala eest ei olnud väsinud. Et selles suhtes, aga ma tahaks nüüd anda ka Kallele sõna, et Kalle on nagu külainimesena näinud seda muutumist siin, et juba päris palju aastakümneid. Et äkki sa kirjeldad veidikene, et mis emotsioone sinul on see kool ja see küla jätnud ja kuhu pooled areneb, äkki kirjeldad veidikene?
tegelikult ma tahtsin kõigepealt kõnelda Tudam ja ma nännu ei ole. Sellepärast, et just seo kant on tegelikult, see Nuhti äär on kõik olnud, kus anti esimese talu välja. Mõis oli keskus, soorukeskus ja siia kõik need tekkisid 40 hektaris ja ne oli ka palju, kes enne sõda siis pidi minema, siis ne oli jõukampa, oli tublimpa ja edumeelsempa ja pidi ära laskma piiri takka jalga. Et tuda kõike ma sai sisse nii täpselt teedel, kui ma tuld raamatut kokku pani ja talu ja tegelikult see koolimaja oligi tegelikult kui Sooru valla nii ütelda elukeskus, mitte Sooru keskus. Ja hiljem, kui jagati neid mõisamaid, siis seal anti ka väikse nüüd popsi krundikese 10 hektarit ja 13 hektarit, siis kõik nii on meile poole suurempa. Ja kogu see kultuurielu ja hariduselu kävigi siin koolimaja. Ja vallamaja on siit 2 kilomeetri edasi Sooru poole, seal oli siis see vallamaja ja siia taheti eski rahvamaja ehitada ja kõkke, aga siis lõppi tuu esimene vabariigi aeg ära ja tuli kolhoosi ja hakati välja ehitatud suur Sooru keskus. Aga Kalle, kui küsi, kas too vallamaja on siis too haigla või? Jah. Ja moaik on see haigla, algu vallamaja, see haigla ja siis oli juba kooli kätte. Aga kas see Sooru oli nagu seest praktiliselt, seal oli mõni majapidamine ainult enne nagu nõukogu perioodi, palju seal oli? Sooru seal ikka oli? Ei, need olid täiksed talud, oli see mõisamaa jagati ära. Suur mõisamaa jagati ära. Oli suur see Lühametsa küla, mis jagati 100 aastat tagasi ära, kuna mõisnik siin oma kaardimänguga mängis maad metsad maha ja siis jagati too taludeks ära, seal on 50 hektarist talu ja siis hiljem juba mõis, mis keskus jäi, siis jagati juba väiksemate nende kes siin töölist ja nende vahel jagati ära. Et kool oli siis nagu loogilises keskuses tollel hetkel? Ta oligi, jah. Ta oligi. Ja Lepistu vald, jah. Ta oli Lepistu, algul Sooru vald, aga siis Sooru vald tekib nii palju probleemi, kuna Valgamaa on Sooru. Ja siis jäkudu nimede muutmine oli Eestis nimede pandmine kõgu ja siis kävidi kemplemine, muuta ka ära, et mitte segadust tekitada ja muuta ära, siis paar aastat sai ta Lepistu valda. Vaat kui huvitav, et... 32 sai ta siis Lepistu valdast, et Sooru valda. Pikketes saa olla ja nii ta siis hakati loobma nii ütelda nõukogude võim tuli, ja läksime Varstu valla alla läksime ja naatasid Sooru vald ära ja siis liideti kolhoosi kokku 70. aastatel läks Haapsalu tulle Sverdlovi kolhoosiga kokku. Siis tuudi meid Varstu alt ära Antsla valla alla ja nii meid loobiti olema, tegelikult me oleme põlise rõugu kihelkonna inimesi ja me tegelikult juurde oma kogu aeg sinna olnud. Et Varstu võib-olla rohkem, sest meil nagu lähedamisest Kõrgepalu kuulusi kas ju Lepistu või Sooru valla alla. Et tegelikult 100 aastat tagasi oligi mõist ja läksi valla ja siis oli nagu nüüdki. Et väiksema valla või selle mõisamaak läksi edasi, siis oligi Kõrgepalu Sooru vallaga kokku ja nüüd näus kellegi nii kokku, mis läheb. Pike ringiga või Võru linnaga või. Kui veel taustaks ütelda, et mul õnnestus ülikoolis mullateadust ka veidike õppida ja siis on see, et miks tegelikult ega see kant, eriti Sooru kant, on ikkagi mullad oluliselt paremad kui Rõuge ja Haanja kant. Rõuge ja Haanja kandis elasid ikkagi popsid ja vaesed inimesed. Aga siin, mida siiapoole, mida tasasem põld ja loomulikult ka niisugune leostunum muld ja kõik selline, et toitainete rikkam muld ja kõik see oli, ja suuremad talud ka, et ega 40 hektarine talu oli ikka korralik talu ja siit ju viidi Siberisse ka, siit kandis päris palju inimesi ja Luhametsa kant oli just, kus oli linakasvatus ja Savitsemaa ja väga kõvasti arvestus Juhan Jants ja aga vaadake, kuidas see elukorraldus või maailmakorra muutus tollel hetkel siis muutis, sest kui mina käisin sealt läbi, sõitsin bussiga, siis mul jättis nagu see Luhametsa juba täitsa sellise väljusurnud piirkonna mulje, sest rikkamatest taludest viidi inimesed ära Siberisse ja siis kolhoosias hakkas maruruttu kinni ka kasvama ja põlluääret ja
ja seal olid küll mõned suurfarmid ka, aga... No ja maaparandus tegi oma töö. Ühes lännu, mis oli ära, no talu lihtsalt püüti maa pealt ära ja tuli otsa ja mis olla, jah. Ja läbi selle siis üks piirkond nagu, ikkagi muutus kardinaalselt, aga sellest hoolimata peab ju, ikkagi nagu tunnustama, et Vene ajal jäi see kool siia lõpuks ikka alles ja isegi suutis kasvada Eesti aja alguseks, uue Eesti aja alguseks kõige suurem. Ja ikka ta oli 100 aastat tagasi oli ta ka ikkagi Võrumaid, siukseid tuntumaid koole. Ta on ministeeriumi kool oli ja siin oli ikka õppilise tase ja ikka väga kõrge oli ja siia taheti tulla ja siis saadi väga hea haridus. Muidu seda saadi kogu aeg saadi hea haridus. Aga vabariigi aeg on ta väga siuke kool oli. Aga jah, et aga nüüd siis sinna, mis ma nüüd toon nüüd tõsema kõnelnud ja mis ma olen nüüd kuulnud, aga jah, ma tuli 62, tuli, kui isa sai krundi, sai tegelikult see Roosel küla pidi tekkima suur alev. Ja oli jätti tohutu krundid, oli Sutšovi haigu, kus maal mais tuli vist siia kõik ja maisikasvatus kõik ja siis pidi ju ka tulema tohutu väiksed pooled krundi ja siis tervet jo Voolimaast või sinna Mõtsani oli tohutu siuke linnakid ja väikse elamu ja isa sai ka siis Sootsal, sai nüüdelda riigi poolt nüüdelda ehituslainu ja Roosa on see Baltiki ja kusagil kandse, siis isa maja ehit ja aga rohkem nagu järeltulijad ei ole, isa oli ehitusmiis oli ja nii ainukesena nüüdelda siia siis maja ehitinud. Mul isa ehitas, et suur linnak ja järel. Kui alles nüüd ja hakati suur ehitanud koloosi suuri keskusi, suuri korterelamuid. Ja sääne muutus tuli. Jah, aga siis ma tiin nüüd väikse vahepausi, et anna parempale ka sõsarale sõna, et kuna mul õde Tiia on juba aastaid ikka rohkem, erinevalt minust rohkem kirjanduse lembeline olnud ja uurinud ja lugenud ja ise rohkem kirja pannud, siis ma palusin, et ta annaks väikse ülevaate niisugusest kuulsatest inimestest, kes selle kohaga on seotud ja siis Tiia keskendub Juhan Jaigile ja tema pärimusele seoses selle kohaga.
Lämmin kannattaa.